Tere õhtust kõigile ja tere tulemast tagasi Parabellumisse. Jah, alustan natuke varem, siis teeme ühe ühise arvestuse, kui ma järgmistes otseülekannetes hilinen. Tõde on see, et mul on homme palju tegemist, nii et parem on varem alustada. Eriti kuna seekord on palju asju arutada. Kui te mäletate, 10 päeva tagasi, 2 nädalat tagasi, tegime ühe lühiklipi, kus ütlesime, et Lähis-Ida konfliktil on loomulikult mõju ka Ukrainas toimuvale konfliktile. Mitte, et me oleksime selgeltnägijad, see oli üsna ilmne, kui neid asju jälgida. Kahjuks see, mida me lühiklipis ütlesime, hakkab tõeks saama. Ja millest me seal rääkisime? Rääkisime sellest, et Ukrainast saab konkurent õhutõrje ressursside pärast. Kuna ka Pärsia lahe monarhiad vajavad omakorda laskemoona ja õhutõrjesüsteeme. Ja nüüd ongi see välja tulnud, mida ma teile kohe näitan. Tuleb veel näha, kas see ka tegelikult teoks saab või mitte. Kuid tegelikult kaalub Pentagon Ukrainale mõeldud relvade ümbersuunamist Lähis-Itta. See on väga keeruline teema, ma püüan seda lihtsamaks teha. Ütleme nii, et on teatud asju, millel on sisuliselt prioriteet. Mis on sees? NATO fondid, need ei ole ainult Ameerika fondid, nemad on ka seal, aga need on ka NATO omad üldiselt. Okei. Need on peaaegu kindlasti relvad, mida võidakse Ukrainalt ära suunata, sealhulgas õhutõrjeraketid, mis on tellitud Prioritized Ukraine programmi raames. Nimekiri, mille alusel teised NATO liikmesriigid ostavad Ameerika Ühendriikides toodetud relvi Ukraina relvajõududele. See tähendab, et meie panime raha, osteti Ameerika relvi ja anti need Ukrainale, näiteks Patriot raketid. Ootamatult. Pentagoni pressiesindaja ütles, et kaitseministeerium teeb seda. See tähendab, et kasutatakse seda, mis oli eurooplaste rahadega lubatud, kuid mida kasutatakse hoopis Lähis-Idas. NATO ametnik ei öelnud, kas allianss on teadlik sellest võimalikust USA varustuse ümbersuunamisest või kas see valmistab neile muret. E-kirjas ütles ametnik, et riigid jätkavad panustamist sellesse süsteemi Purli ja varustus jõuab pidevalt Ukrainasse. Kuid alates USA rünnaku algusest Iraani vastu on tekkinud hirm, et Washington hakkab hoopis laskemoona kulutama enda jaoks ja oma seotuse tõttu Iraanis. Nagu näeme, ei ole need ukrainlaste jaoks head uudised. See ongi põhjus, miks oleme näinud Zelenskid väga aktiivselt üritamas olukorda sekkuda. Rääkides algsest artiklist, see pärineb Washington Postist, nemad avaldasid selle esimesena. Nad viitavad 3 siseringi allikale, kes aga ei soovinud end tuvastada. Aga see asi on piisavalt huvitav, et sellel silma peal hoida. Igal juhul, eriti arvestades seda, mis viimastel päevadel on juhtunud. Üks suurimaid droonirünnakuid, mille venelased on korraldanud, toimus just paar päeva tagasi. Seega pinge Ukrainas jätkab kasvamist, nagu ka Vene strateegiline kampaania. Ja droonide kasutamine, mis on viimase aasta jooksul suurenenud. 2025. aastal oleme praktiliselt jõudnud 300 droonilt peaaegu 800-900-ni. Ja tõenäoliselt ületavad lained 2026. aastal 1000 piiri. Et on taimu, räägime taas droonidest. Tegime ühe lühiklipi, kus rääkisime sellest, et ukrainlased tekitasid natuke probleeme Eestile, Lätile ja Leedule, sest nad lendasid oma droonidega üle nende. Tõenäoliselt jätke kõrvale propagandavideod, sest on palju Ukraina videoid, kus näidatakse suurt noolt, mis läheb Ukrainast kuni Luga linnani. Ja teisi kohti, mida nad tabasid. Tegelikult ei läinud nad seda marsruuti pidi, see on lihtsustus, mida tehakse propagandistikul eesmärgil. Tegelikult ukrainlased ei alustanud siit, Kiievist, vaid jõudsid Ust-Lugasse ja Primorskisse, läbides Valgevene ja Venemaa. Tegelikult teame, et nad liikusid Leedu, Läti ja Eesti piiride vahel
ning tundub, et nad läksid üle piiri ka Soome, vähemalt Soome vetesse, sest nad tegid sisuliselt selle ringi siin, et rünnata. Ja kui nad seda tegid, siis ma ütlen teile, et see on propaganda. Kui näete pilte, kus suur nool läheb Ukrainast kuni Ustlugaani, sest selle käigus tabasid nad ühe tehase korstnat. Ma ei mäleta, kas see oli Leedus või Eestis. Nii et midagi nad sellel teekonnal tegid, sest nad tabasid Peterburi lähedal, Ustis, Lugas ja muudes kohtades. Sest sealt kaudu läheb 40% Venemaa nafta ekspordist, eriti just nende kahe terminali kaudu, Primorski ja Luga kaudu. Aga seal on ka väljad dünastilise tootmise dokid. Ja see on huvitav. Näete, see on ukrainlaste tehtud video ja pange tähele, video lõigatakse kohe ära. Selles mõttes, et näete neid lahkumas, tundub, et nad lähevad Valgevenesse, aga tegelikult tegid nad teise ringi. Mida nad tabasid? Nad tabasid tsisternid ja ka mõningaid tundub survepumpasid, mida kasutatakse nafta jaoks. Me teame seda, sest on olemas satelliidipildid, aga ka videod. Ma rääkisin ka venelaste tehtud enne ja pärast, nii et me saame teha ka kahju hindamise. Sellisel juhul, kui me vaatame täpsemalt, mida tabati, siis praktiliselt märkame suitsu, leeke ja nii edasi. Pange nüüd ka heli peale, eks ma ütlen teile aitäh. Neid tabati. Mõnes piirkonnas, eriti sadamaaladel, mis puudutab Primorskit ja Lugat. Ja pärast, see oli öösel, ja pärast nägime kahjustusi. Ja. Aga on selgelt näha tekitatud kahju. Ja eriti on meil olemas satelliidipildid enne ja pärast, kus saad näha võrdlust. Siin. Nad tabasid sisuliselt 5 tsisterni, mis muide siiani põlevad, sest NASA Firmsi pildid näitavad, et kõik on endiselt pihta saanud. Siis hakkavad järk-järgult uudised saabuma ja märgatakse ka muid asju. Nad ei tabanud ainult Ust-Lugat ja Primorskit, vaid tabasid ka kohta, kus ehitati üht laeva. Mis tüüpi laev see oli? Siin on veel mõned pildid, need on Ust-Lugast, need on tänased. Nagu näha, on kõik veel musta suitsu täis, mis tähendab, et kõik põleb endiselt, kõik on pihta saanud. Keset seda, mis toimub Iraani, Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. Muuhulgas, täna võib olla rünnak. Üks Ameerika rafineerimistehas sai pihta, ei teata, kas oli õnnetus, aga see tundub väga kahtlane, sest on tõesti imelik, et Ameerikas juhtus selline õnnetus. Kummalisel kombel oli see tähtis rafineerimistehas. Just siis, kui Lähis-Idas toimub see, mis toimub. Ka sellepärast, et kui vaadata pilte, aga kui mul on rohkem aega, annan need pildid edasi lõhkeainete ekspertidele, ütleme nii. Ja on näha, et kahjustus paistab olevat seest poolt. Et anda aimu, nagu näha, on vähemalt kummaline, et ka ameeriklastel juhtub selliseid õnnetusi sabotaaži. Ei tea, aga eriti just praegu on see natuke imelik. Et Valero rafineerimistehases Port Arturis, suures rafineerimistehases, mis tootis 415 000 barrelit päevas. Äkitselt toimus seal sisemine plahvatus. On näha, et kõik, mis seal oli, paiskub väljapoole. See on tüüpiline plahvatusele, deflagratsioonile. See on natuke kummaline, et see juhtub just sellisel hetkel. Niisiis, tulles tagasi Luga juurde, nagu näete, on meil satelliidipildid enne ja pärast.
ja me teame, et need kaks keskust on venelaste jaoks olulised. Eriti just praegu, kui nad tõenäoliselt püüdsid nafta hinna tõusu ära kasutada, et raha koguda. Äkitselt rakendavad ukrainlased loomulikult sanktsioone teatud mõttes. Need on venelaste endi tehtud videod, sest see on nende territoorium, nii et nagu näete, ei ole need mingid võsad, nagu keegi ütleks. Nii et nagu näeme, on seal olnud korralik kahju. Huvitav on see, et lisaks sellele, mis siin juhtus, nagu ma teile ütlesin, oli tootmises üks laev. See laev oli FSB projekt 23550, arktiline patrull-laev, mis tegelikult võiks ka kaliiberrakette tulistada, omada helikopterit ja nii edasi. Alguses arvati, et pihta said ainult rafineerimistehased, sest need olid uudised, mida satelliidipiltide põhjal kõige rohkem näha oli. Aga tegelikult tuli hiljem välja ka see pilt siin. Sadamadoki kaamerad häkiti ukrainlaste poolt. Ainult ukrainlased oleksid saanud sellise vaate laevale. Me teame ka, millist kahju nad laevale tekitasid, sest hiljem ilmusid veel pilte ja seega saame seda kontrollida. Laev on kreeni vajunud, selline oli selle laeva tüüp, nagu näete, ja need on kahjustused. See oli umbes 220–250 miljoni väärtusega laev. Midagi sellist, siin on selgelt näha, kuidas laev on küljele vajunud. Siin on veel paremini näha. Külgede kahjustuste kohta pole teada. Igal juhul on kaasatud umbes 2 laeva, sest ma arvan, et ka siin see, millele ta peale vajus, sai ilmselt samuti kahjustada. Nagu näeme, on uudiseid üsna huvitavaid nii ühelt kui teiselt poolt. Teiselt poolt kasutavad ukrainlased uut meetodit droonide kasutamiseks. Nimelt kaugjuhtimise meetodit. Tegelikult ei juhi droone enam operaator, kes asub 20 kilomeetri kaugusel ja nii edasi. Väga lähedalt. Viimasel ajal arendavad nad tõenäoliselt just seda rünnakut või õigemini suure tõenäosusega just seda rünnakut, mis asub 900 kilomeetrit kaugusel Ukraina piiridest. Väga tõenäoliselt tehti see selle süsteemiga. Siin põhimõtteliselt selle süsteemiga, mis on ilmselgelt seotud satelliitsidega. Väga suure tõenäosusega kaugjuhtimise teel rahulikult hotellist õnnestus neil neid droone praktiliselt juhtida. Pealegi, nüüd muutub see asi huvitavaks, sest kui mõlemad pooled hakkavad kasutama seda tüüpi droonide juhtimise meetodit ka 100 kilomeetrit kauguselt, selle asemel, et operaatorid oleksid 10–20 kilomeetri kaugusel, siis on üsna ebatõenäoline, et operaatorid kaotsi lähevad. Seega tekib, droonid saavutavad mõlemal poolel täieliku ülekaalu. On tõsi, et ukrainlastel on eelis, sest neil on Starlink, venelastel sellist katust ei ole. Kohe räägime ka, miks see nii on. Ma tegin kaane pildi karuga, kellel on silmade peal side. Mitmel põhjusel, millest oleme juba ka eelmistel nädalatel rääkinud. Te kõik teate, et neile keelati juurdepääs Starlinkile ja te teate väga hästi, et Venemaa blokeerib Telegrami, nii et nad kaotasid samal ajal 2 suhtlusviisi. See ei ole nii, et ukrainlased lihtsalt vaatasid pealt, kui me vaatame seda suurt Tochini analüüsi, eriti mis puudutab neid rünnakud ja see, millist tüüpi rünnakuid ukrainlased sügavale korraldasid, aga eriti oluline on see, kus nad neid korraldasid. Ja see on seotud teise uudisega, mille ma teile varsti annan. On aru saada, et midagi kahtlast toimub. Mis mõttes midagi kahtlast toimub? See tähendab, et väga tõenäoliselt on ukrainlased juba mõnda aega, arvestades pilte ja geolokatsioone, vaikselt hävitamas venelaste õhutõrjesüsteeme,
radareid ja palju muid selliseid asju. Ja see paneb mõtlema eriti seoses teatud tegevusega, mida nad arendavad teises kohas. See paneb arvama, et nad valmistuvad millekski ja me oleme seda näinud. Nad on alati olnud lennukitega väga passiivses rollis neil kuudel. Isegi F-16D, Mirage 2000D ja nii edasi. Neid on alati kasutatud lihtsalt droonide ja taoliste asjade tõrjumiseks. Seega mitte selline ulatuslik kasutus, kus end ohtu seatakse. See kõik on huvitav, sest see on võimaldanud pilootidel olla kasulikud ja seega nii-öelda kergendada Ukraina õhutõrjesüsteemi koormust. Aga mis kõige tähtsam, nad on saanud palju kogemusi, sest nad on teinud palju missioone, olles kaitstud õhutõrje ja kõige muu eest. Ja minu arvates on see võimaldanud neil omandada teatud kogemusi. Muidugi nad ei saa veel mõõtu võtta Venemaa õhuväega, kuid kindlasti saavad nad hakata midagi tegema. Kui nad on loonud alasid, ütleme nii, kus on augud, mille nad ise on tekitanud, mitte augud, mis on lihtsalt juhuslikult tekkinud. Ja nüüd ma näitan teile seda asja siin, mis on väga huvitav, sest see annab meile aimu, mida nad on teinud. Need on kõik venelaste õhutõrje ja radarite süsteemide hävitamise geolokatsioonid, eriti nagu te näete Krimmi piirkonnas ja sisuliselt Zaporižžja koridori ning Donetski piirkonnas. Kui ma teile kogu artiklit ette ei loe, siis püüan selle kokku võtta, et vähemalt mõistaksite selle mõtet. Meie jaoks on oluline just see osa siin. See tähendab, kui palju S-300 ja S-400 süsteeme oli venelastel enne sõda. Kokku 908. Alles jäänud 586. Puhas kaotus. 322. Muutus 30%. 45%. Pane tähele, et Moskval enne sõda, vähemalt Moskva oblastil, oli neid 191. Nüüd on 260. Riigi lõunaosas, kus enne sõda oli neid 100, on nüüd 130. Aga kui te märkate, siis keskpiirkonnas pidid nad sisuliselt valima, mida nad tahavad kaitsta. Pange tähele, ukrainlaste viimane rünnak toimus just selles piirkonnas. Siin, kus langus oli 290-92, sama kehtib ka Balti laevastiku kohta. Peaaegu 50% vähem. Ning ida- ja keskpiirkond, ka need on ohverdatud. Arvestage, et keskpiirkonnas, Venemaa keskrajoonis oli neil 132, nüüd on 32, siin oli neil 139 ja nüüd on 38. See tähendab, et arvestades vähendamist pidid nad valima, mida kaitsta. Huvitav on näha eelkõige seda, mida ukrainlased on tabanud. Nad tabasid bukssüsteeme, seega lühimaa õhutõrjet, toorsüsteeme, pantsirsüsteeme, Tunguskat, Kastrela. Radarid, palju S-400 radareid. S-400 sul võib olla väga hea patarei, aga kui radarid pole, on need lihtsad rauatükid. Radar S-300, S-400 ja teised laskeseadmed. Nagu näete, on see läbimõeldud valik, et sihtmärki tabada. Ja kõik vastavad videod on olemas, mida saate vaadata. Hiljem annan teile lingi. Kõige huvitavam kogu sellest toimuvas on just see. Vene radarite ja elektroonilise sõjapidamise süsteemide hävitamine. Ma kinnitan teile, et need on väga kallid süsteemid, mida on keeruline asendada ja mis vajavad personali. Jah, Leningrad oleks siis Peterburi, mõtle ise. Seega on huvitav näha, et radarite hävitamise arv on väga suur. See tähendab, et nad püüavad venelasi pimestada, eriti Krimmi piirkonnas ja Zaporižžja koridoris. Siin on ka jaotustüüpide kaupa. Pikamaa õhutõrje, see tähendab pikamaa õhutõrjesüsteemid, keskmaa õhutõrje ning varajase hoiatuse või sihtimise radarid. Sest see kõik on üsna huvitav, siit leiate kõik muud andmed,
saate vaadata satelliidipilte, sest kui seda seostada ka Siberborosso tehase rünnakuga, mis muide tootis just selliste süsteemide osi ehk mikroelektroonikat ja nii edasi. Ja kui me seome selle kõik eriti hiljutise uudisega Ukraina õhujõudude ebatavalisest tegevusest. See paneb meid arvama, et tõenäoliselt tahavad nad selle õhujõududega midagi ette võtta. See ongi põhiidee. Nad on vähemalt mõnes piirkonnas loonud eeldused, et ehk midagi ära teha. Ukraina väed viivad läbi väga palju väljaõppemissioone, eriti Ternopili oblastis. Nii et loomulikult on nad saanud ka teisi lennukeid ja muide ringi liigub palju videoid, mille inimesed on nende lennukite tegevusest filminud. Muide üks neist oli see, aga sa oled üks neetud idioot. Siin on näha Ukraina F-16, mis läheb drooni alla tulistama. See on Vene droon Peran, mida on kuulda möödumas. Ukraina F-16. Seda tüüpi tegevus annab eriti madalal kõrgusel Ukraina pilootidele kogemusi. Neil ei ole seda palju, aga kui nad loovad alasid, vähemalt seal, kus on katvuses augud. Võib-olla näeme teatud tüüpi tegevust ka ründavat, lisaks sellele passiivsele, mida oleme seni näinud. Seega hoiame sellel asjal silma peal. Ütleme nii, et kõigi nende andmete ühendamine ütleb meile midagi. Ülejäänu osas, nagu ma teile ütlesin, on kaanepildi põhjuseks kõik need asjad kokku panduna. Nad pimestavad neid radarite ja õhutõrje seisukohast. Venelased pimestavad end ise Telegrammiga ja siis jäeti nad Starlinkist välja. Venelased jäid lihtsalt vaatama. Muidugi mitte. Ma konsulteerisin Marko Bussiga ja ta ütles mulle ausalt, et arvestades satelliitide arvu, mida nad välja saadavad, ei suuda nad kuidagi teha seda, mida ukrainlased teevad. Starlinkiga, et teile aimu anda, on venelased hiljuti orbiidile saatnud 16 madala orbiidiga satelliiti ja üritavad sisuliselt luua oma enda mini Starlinki. Ka sellepärast, et neil ei ole vaja seda kogu maailmas, vaid ainult teatud piirkonnas. Aga neid on ikkagi veel väga vähe, et oleks korralik katvus. Nagu näete, nad püüavad lahendada probleemi, mis neil tekkis pärast Starlinkist väljajäämist. Teise probleemi, nimelt tsensuuri, on nad ise loonud ja see on endiselt Telegrammis olemas. See infolünk koos Ukraina tegevusega paneb arvama, et midagi võib juhtuda. Eriti nägime seda jaanuaris, kuid eriti veebruar oli Vene vägede edasiliikumise seisukohalt 2024. aasta algusest kõige hullem kuu. See tähendab sisuliselt, et sellel oli suur mõju lisaks külmale ja muule, mis aeglustas kõiki veidi. Kuid edasiliikumiste seisukohalt oli veebruar venelaste jaoks 2024. aasta algusest kõige hullem kuu. Seega on huvitav näha, kas see on paljude tegurite koosmõju ja kui suurt kaalu neile anda. Kui suur on Starlinki tegur, Telegrami tegur või Ukraina tegevuse mõju? Nad ei hävita ainult radareid ja õhutõrjesüsteeme, vaid väga sageli ka üksikuid antenne, üksikuid kordajaid ja nii edasille. Sellepärast näeme ka rindejoont. See on üsna aeglane kuu. Seega, nagu näeme, üritavad venelased sellel olukorrale lahendust leida. 16 ei ole piisav, kuid see on nende jaoks algus. See on midagi, millel peame silma peal hoidma, et näha, kas sellel hakkab pikaajaliselt mõju olema. Räägime nüüd veidi ka venelaste olukorrast, kus Vene võrk on halvenenud. Nad võivad sellele tähelepanu pöörata. Nad võivad teha mõne rünnaku, sest oleme neile mõned juhitavad pommid andnud. Tavaliselt kasutasid nad neid Tetkinos põhjas, Sumi põhja pool ja nii edasi.
visates neid nagu liukpomme mõnekümne kilomeetri kauguselt. Aga tegelikult oli tegevust väga vähe. Olime neid näinud sildu pommitamas, kui selleks aeg oli, aga see oli alati stiilis löö ja põgene. Ja nad püüavad ikkagi tegutseda turvalises piirkonnas. Võib-olla sellega, mis praegu toimub, proovivad nad midagi teha, midagi enamat. Või igal juhul jätavad nad venelastele selles mõttes vähem mänguruumi. Kasutan juhust, et anda teile ka veidi värsket infot. Sulle rakendusest, mida me arendame, see tähendab tehisintellektiga rakendusest. See kategoriseerib allikad ja annab teile juhiseid, kas allikas on usaldusväärne ning jagab need tüübi järgi. Nii et kui tegemist on lennundusalase, merendusalase, liitude või millegi taolise teabega, me töötame selle kallal, oleme sisemises beta-versioonis, tegelikult pigem alfa-versioonis kui betas. Me töötame välja viisi, kuidas kaasata ka kogukonda. Oleme mõelnud mõnele asjale, näiteks anda teatud arv võtmeid, eelkõige neile inimestele, kes on minu Telegramis aktiivselt postitanud, uudiseid jaganud, neid ümber lükanud ja nii edasi. Ja siis ühe arutelu käigus tuli mul üks idee, nimelt ma meenutasin midagi. SETI programmi, kas te mäletate seda? Search for Extraterrestrial Intelligence oli selline väike programm. Kuna see asi on ka meie jaoks väga koormav, siis vaevalt suudame teatud arvu kasutajaid ületada, välja arvatud juhul, kui kogutakse raha. Või kui meil õnnestub või vähemalt osaliselt koormust hajutada. Koormust. Nagu SETI at home. Niisiis, mis selle mõte siis on? Me teeme väikest tarkvara, mida inimesed saavad kodus installida, millele me oleme muidugi piiri peale pannud. Nii et see ei kasutaks rohkem kui 10-15% teie arvuti ja graafikakaardi ressurssidest ning te saate aidata meie tehisintellektil allikaid klassifitseerida. Nii et tubli. See on omamoodi grupipõhine ühisloome, nii et teatud hulk inimesi, eriti need, kes on kõige rohkem panustanud Telegramis, võetakse arvesse ka tagasiside andjaid ning samuti tehakse käsitsi ülevaatus. Arvestage, et hetkel on meil rakenduses juba üle 11 000 allika ja me liigitame neid praegu kategooriatesse. Aga kui me teeme hajutatud arvutust niimoodi väikese programmiga, siis saavad kõik aidata väga palju. GPU või CPU, sest me püüame selle teha nii, et see ei häiriks inimesi, siis on võib-olla ka nohikud nagu mina, kes jätavad arvuti tööle, et aidata meid. Aga see võimaldab meil majutada rohkem kasutajaid, sest arvestage, et juba üle 5000 minnes on meil tohutud kulud. Selle süsteemiga, kui kogukond meid aitab, siis kui te kodust lahkute, võite selle kas või mitte terveks päevaks tööle jätta, piisab mõnest tunnist. Sellist asja, kui sellest rääkida, ütlen kohe ära. Kui te mõistate neid asju, näiteks LLM või hajutatud arvutamine ja tahate aidata, siis kirjutage mulle meilile ja ma suunan teid otse tehnilisse meeskonda. Ja kui nad näevad, et olete osavad ja saate aidata, siis olete teretulnud. Mis veel, kui te lähete? Kirjelduses olen pannud lingi nii rakenduse veebisaidile, kus avaldame uuendusi, kui ka kandideerimislingi. Neile tahavad panustada või abiks olla, ka selles mõttes. Tehnilisest vaatenurgast kinnitan teile, et see asi on tõesti huvitav. Sest nii, kui me arutasime, tuli mulle pähe, et pagan, aga kui me teeksime hajusarvutuse, selle asemel, et osta mingi megaserver, ja laseksime inimestel aidata. Ja siis tuli mulle meelde see vana SETI projekt ja me tõime selle põhimõtteliselt uuesti välja. Nad töötasid selle kallal ööd ja päevad ning sellest saab huvitav asi. Igatahes, aitäh! Siin saate jälgida Osint Intelligence'i veebisaiti. Nii et nagu näete, kaasame teid nii tehnilisest küljest kui ka tagasiside andmisel, aga mis kõige tähtsam, kui saate aidata hajusarvutusega,
olete ka teie osa sellest. Lisaks on olemas ka edetabel, nii et punkte arvestatakse samuti. Neile, kes jõuavad etteotsa, mõtleme midagi välja. Võib-olla teeme otsa ülekande 3 parima panustajaga. Selles mõttes võime minna näiteks minuga õhtusöögile või midagi taolist. Seega saab see olema esimene hajusarvutuse ja tehisintellekti projekt Itaalias, kus kogukond ja sisulooja teevad koostööd. Allikaid kontrollitakse nii käsitsi teie arvutite abiga kui ka loomulikult tehisintellekti parameetreid täiustades. Ma ei usu, et Itaalias oleks keegi teine, kes midagi sellist teeb. Seega olen selle üle eriti uhke. Räägime nüüd sellest, mis toimub koha peal. Midagi ikka toimub, kuigi mitte igal pool. Voltšanski rindel, nagu näete, liiguvad nooled üles ja alla. Venelased on teinud sisseimbumisi Viltša suunas ja ukrainlased on vastuseks samuti sisse imbunud. Tegelikult ei ole olukorras toimunud suurt muutust. Ka seetõttu, et kummaltki poolt ei ole lisatud uusi üksusi. Kupiavovtšanski põhjaosas suurendavad venelased jätkuvalt seda maa-ala, mis asub Ukraina ja Venemaa piiri ääres. Kuid hoolimata sellest, et nad on piirkonda koondanud mõningaid üksusi, nagu näha mõned rügemendid ja isegi ühe motoriseeritud diviisi. Midagi erilist ei toimu. Pane tähele, et samal ajal kaevavad ukrainlased vaikselt ja tasa terve rea kaevikuid, tankitõrjekraave ja muud sellist. Kupjansk. Sellest eriti ei räägita, sest Kupjanskis pole midagi erilist juhtunud. Seal on küll Vene üksuste infiltratsioone idast läände, kuid lõppkokkuvõttes pole midagi lõplikku toimunud. Vähe tegevust ausalt öeldes kummaltki poolt ka sellepärast, et eks näis. Venelased on liigutanud palju üksusi, eriti 3 suunal. Siverski ja Limani suunal, üldiselt Donetski suunal ja loomulikult Zaporižja suunal. Võttes ressursse teistelt rindelt ja seega vähendades rünnaku potentsiaali, see on laiem vaade olukorrale Kupjansk ümbruses. Siis venelased laiendavad oma tegevust, nad on jõudnud sillani Oskili ees, kuid alles jääb see kitsaskoht, mille pärast nad üha enam võitlevad. Kõige huvitavam osa juhtus aga Limanis. Mõni päev tagasi toimus Limanis Vene mehhaniseeritud rünnak umbes 100 masinaga, nende seas PTR-80 ja PTR-80A 4-rattalised. Motorrattad ja kõik muu. Siil proovisid nad sisuliselt 2 asja. Esiteks ründasid nad Limani taga olevat tammi, mis on huvitav. Nad püüavad isoleerida, nagu näete, seda nimetatakse shapinguks, ehk nad püüavad isoleerida ühenduskohti, mille kaudu ukrainlased toovad täiendusi. Seega Limani ja Slovjanski vaheline ühendustee on need, mis asuvad Loodes, sild, mis ühendas Jampili lõunapoolsema piirkonnaga. Nii et, nagu näeme, nad tegutsevad aktiivselt. See kaart, mida ma teile soovitan, vähemalt selliste geolokatsioonide jaoks, on kaart, mis võimaldab teil vaadata isegi üpsikut kaatust. Nii et kui keegi ütleb, et see ei ole tõsi, et venelased on selle siin või selle seal kaotanud. Nüüd ma panen selle teile ette, näitan teile. Ma tegin teile ainult ekraanipildi. Aga kui te lähete sinna ja avate iga üksiku masina kohta, millest ma ka videoid näitan, siis on seal kaotused olemas. See tähendab, et kui te sinna klikite, siis teil on allikas, näete kaarti, näete, kui te siin sellele täpile klikite, saate minna ja otse allikale klõpsata. Seega on olemas kõik vastavad videod, siis on seal ka üks montaaž. Igatahes oli venelaste katse sisuliselt see, et nad tüüdsid ukrainlasi Kaldiini piirkonnas ja Limani taga tiivalt haarata. Ja lisaks, eks me näeme, nad tabasid ka tammi, et proovida seda piirkonda isoleerida.
kuidas rünnak läks? Nagu kõik selle sõja mehhaniseeritud rünnakud, mida ausalt öeldes on korraldanud mõlemad pooled. See ongi tõeline rünnak. Ja nagu näete, ukrainlased teadsid seda väga hästi ja ootasid neid seetõttu droonidega. Venelased on miiniväljade tõttu sunnitud liikuma ainult mööda teatud üsna kitsaid teid. Miks ma sellest räägin? Sest rünnak 20 sõiduki, 30 mootorratta ja 1 ATV-ga võib selle sõja saatust muuta. Ei, vaid lihtsalt sellepärast, et viimastel kuudel pole mehhaniseeritud tegevuse mõttes peaaegu midagi näha olnud. Ja paljud küsisid endalt, kas selline tegevus tuleb üldse tagasi. Nagu näeme, pole see just suurem asi. See ei vii praktiliselt kuhugi, nii et nad peavad välja mõtlema mingi teise meetodi, et midagi saavutada. See kehtib ka teisel poolel. Ei ole nii, et kui ukrainlased võtavad 20 soomukit, rivistuvad üles ja üritavad rünnata, siis oleks tulemus kuidagi teistsugune. Kahjuks droonid, nagu näeme, ei jäta võimalust ellu jääda. Ma ei saa aru, miks nad jätkavad nende taktikate kasutamist, kui on ilmselge, et see on kahjulik ja demoraliseeriv. ma arvan, et see on nii kõigi jaoks, kes selles osalevad. Nagu näeme, on siin kahekordne surve, eriti Siverski piirkonnas ja selles piirkonnas. Limani ümbruses. Huvitav on näha, et see oli rünnak, mida nägime videos, nagu näete, Limanist loodes. Ja see on tamm, mida tabati tammsild, sest see asub läbipääsu teel, mis ühendab Slovjanski Limaniga. Seega venelased üritasid Limanit isoleerida. Ja tõenäoliselt püüdsid nad kas selja tagant mööduda või sellest mööda hiilida. Lõppeesmärk on tõenäoliselt jõuda Slovjanski taha teisest suunast. See on Frato rünnaku video, nagu näete, liugpommidega video, mille venelased avaldasid. Ma ei tea, kas need on liugpommid või droonid, sellest ei saa päris hästi aru. Ma ei usu, et see sild, arvan, et see on parandatud umbes 1000 korda. Ja nagu näete, võib-olla on see isegi natuke hooletult tehtud sild, et anda aimu Siverski Donetsi jõel asuv sild. Mulle tundub nende kiiruse järgi, et need võivad olla ka droonid. Liugpommid on tavaliselt kiiremad. Et see annab sulle aimu. Tegevus, mida venelased läbi viivad, eriti Limani taga. Nii et olukord ei ole ukrainlaste jaoks just parim. Teises suunas, mis on teine suund, liiguvad venelased aeglasemalt. Venelased lähenevad ja püüavad Limani sisse imbuda. See on pidev surve, mis läheneb murdepunktile. Viimased Vene rünnakud, nagu näete, vaidlusaluses piirkonnas hõlmavad mõlemat Limani külge. See on iga sild, mida te varem nägite, ja teine rünnak toimus hoopis Limanist põhja pool. Teine sektor, kus venelased edasi liiguvad, on Siverski piirkond. Siverski sektoris koondavad nad mõningaid üksusi ja eriti viimasel ajal üritavad nad kontrolli haarata eelkõige teest, mis viib Kramatorski poole. Minu arvates on eesmärk võtta enda kontrolli alla peamine maantee, mis oleks see siin, mis viib Kramatorski. Ja nad proovivad seda saavutada igasuguste vahenditega, eriti just nendes piirkondades. Need on viimased Vene sissetumbide asukohad. Muidugi sissetung on üks asi, kontrolli all olev ala on hoopis teine. Aga me märkame, et nad lähenevad. See on see piirkond, kuhu nad tõenäoliselt toovad kõige rohkem üksusi. See ei ole ukrainlaste jaoks eriti hea piirkond, kuna seal on väike kraav, kanal ja mõned kaitsesüsteemid, aga suuri linnalisi asulaid ei ole. Enne Slovjanski, Mikolaivkat, Kramatorskit. Ütleme nii, et kogu selle aja jooksul on tõkkeks olnud Siversk. See on Siversk, mis on kogu sellele tõkkeks olnud. Panen teile kõrvale ka teisi kaarte, et anda teile aimu.
kollased täpid on selles piirkonnas venelaste poolt tehtud tegevused. nii et iga kord näitan teile maismaakaardid, siis näitan teile ka venelaste liukpommide ja suurtükiväe tegevust. Siin on selgelt näha, millised on kõige suurema huvi piirkonnad, kus nad püüavad teed avada. Need on omakorda geolokatsioonid. Sinised on Ukraina omad, punased on Vene omad. Ja seega need tehtud, suudeti ära tunda, tehtud ja seega suudeti ära tunda, tehtud. Esimest korda seega suudeti ära tunda, tehtud ära tunda esimene ja seega on see. Seega saab ära tunda, tehtud, kord õnnestus. Et on tehtud selleks, et esimesena õnnestuda. Jah, esimest korda. Esimest korda see, mis läheb Kostjantunivkast Družikivkasse. Pane tähele, et venelased on juba mõnda aega püüdnud just selja tagant sisse tungida, et õnnestuks see Kostjantunivkas sulgeda. Seega õnnestusid venelased. Nad avaldavad üsna suurt survet, on juba tuvastatud Vene sissetungega linna sees, eriti kui vaadata kagupoolset piirkonda. Ja nüüd, kui nad on vallutanud Perestoki, kus oli see kindlustatud ja veidi kõrgem piirkond, siis nüüd kasutavad nad Perestokit sillapeana, et proovida linna tungida ja infiltreeruda 3 suunast. Kui te mäletate, siis viimasel ajal olid need piirkonnad üle ujutatud, kas siin olid tamme rünnatud, kas te mäletate neid? Need 2 veehoidlat olid venelaste poolt rünnatud, et üle ujutada Kostjantunivka tagune ala ja see isoleerida. Umbes nii, nagu nad tegid Limanis eelmises videos. Tubli Vinter, et sa seda mäletasid. Sellepärast olid nad ka seal tamme rünnanud. Pane tähele, et aedlaselt surudes ei ole nad linnas sees veel midagi kindlustanud, kuid hakkavad juba sisse imbuma. Pane tähele kuupäevi ja vaata perioode. Kõik on novembri ja tänase vahel, et anda aimu, aga tegelikult väga vähe. Enamik on märtsist, jaanuarist, märtsist, veebruarist. Seda ütleb meile ka Soja instituut. 24. märtsil õnnestus neil jõuda Ambireli-Nivkas, mis on linnale külgnev piirkond, eriti Predpretečine piirkonnas, mida nad kasutavad Kostjantinivka külje pealt ründamiseks. Need on viimased geolokatsioonid Vene üksustest, mis on sisse imbunud. Ja nagu näete, on nad üsna sügavale linnaalasse tunginud. Loomulikult on see väga Vene kaart. Nagu näete, ei märgi see kaart peaaegu üldse vaidlusalust ala, vaid nemad näitavad, et on selle juba vallutanud, et on juba sees, kuid tegelikult on see vaidlusalune ala. Ütleme nii, et nad ei kasuta neid alasid. Vaidlusaluste alade märkimata jätmine ei ole just parim. Ainult sellepärast, et ilmusid 2 jalaväelast, ei tähenda see absoluutselt midagi. Parim asi, mida vähemalt parimad kaardistajad on kasutanud, on muidugi see määramatus, kui sa ei suuda midagi kindlalt väita. Ka sellepärast, et mõlemad kasutavad järjest vähem jalaväge ja mõlemal on järjest vähem motivatsiooni seda kasutada. Alade hõivamiseks nähakse tegevust vaid väheste üksuste poolt, nii kaitses kui ka rünnakul, kui just ei tegutseta väikestes gruppides. Ja seetõttu on vältimatu, et kogu rinne oleks, ütleme nii, läbimurdmiseks sobiv. Et aimu anda, siis on olemas ründeoperatsioone, on üldine ei kellegi maa, mõnikord isegi kuni 20 kilomeetri lai. See pole lihtsalt ettekujutus, sest nüüd töötavad droonid nagu akordion. Nad avanevad järjest rohkem, nii et katavad 20, 30, 40 kilomeetrit. Nii et see vaidlusalune ebakindel ala, kus ühel päeval leitakse juba 8 Ukraina üksust, järgmisel päeval venelased ja nii edasile. See laieneb järjest rohkem. Kuidas me siis seda näeme? Kostjantunivka olukord on algfaasis, kus venelased tõenäoliselt esimese laine ajal üritavad seda rünnata, kuid püüavad ka tagantpoolt ümber lõigata. Tubli, nagu katapult. Tsitaat Macho Capatunda.
Nüüd liigume Pokrovski ja Krešõne piirkonna juurde. Mis puudutab Pokrovskit, siis nagu teate, on nad juba mõnda aega linna hõivamise lõpetanud ja liiguvad nüüd Krešõne suunas. Ja viimasel ajal on neil õnnestunud linna vähemalt suurema osa sellest kindlalt enda kontrolli alla saada. Nagu näete, on Pokrovsk nüüd täielikult Venemaa kontrolli all, samuti Mirnograd, osa Radinskest, kuid eriti on neil nüüd õnnestunud siseneda Krešõnesse. Kui te mäletate, siis eelmises otsaülekandes oli Krešõne all tugeva liupommide pommitamise all, arvestage, et enamik on väikesed majakesed, see on praktiliselt maatasa tehtud. Viimasel ajal on märgata ka Vene üksusi, kes hiilivad ukrainlaste selja taha Bilitskes. Nii et nagu te näete, see väljaulatuv osa, sealpool Pokrovski, Krešõnet, Rodinsket ja Bilitsket ei ole just parim koht elamiseks. Ukraina üksused, kes selles piirkonnas on, peaksid tõenäoliselt ümber paigutuma Dobropilja kanti, mis kunagi oli ka selle piirkonna juhtimiskeskus. Ukrainlaste jaoks on need viimased geolokatsioonid. Mis puudutab venelasi, siis siinkandis, nagu näete, on nad praktiliselt kogu Krešõne juba enda kätte saanud. Kuid pärast seda muutub neil edasiliikumine keerulisemaks. Sest nagu näete, on siin need veekogud, palju teid ja põlde, kus on tõesti vähe kasutatavat maad. Nii et nagu näeme, siin toimub siiski veidi tegevust, kuid huvitav on märkida, et tegevuse üldine tase on siiski madal. Ma tahan teile näidata midagi huvitavat statistilises mõttes sellest, mida oleme näinud viimase 3-4 sõjakuuga. Ja nimelt seda, et vaadake värve. Mida tumedam värv, seda rohkem üksusi oli sellel rindel. Mida heledamaks, valgemaks muutub, seda rohkem üksusi on selles sektoris. Okei, näiteks valge tähistab märtsi 2026. Beige on enam-vähem vahemikus september 2025 kuni jaanuar 2026. Kui te märkate, siis näete seda kõrgemate valgete joonte järgi. Enamik Vene üksusi on viidud Kramatorski piirkonda. Seega kogu Siverski ja Donetski ning Zaporižžja piirkond. Need on peamised sektorid. Kupjansk oli seda kuni umbes eelmise aasta oktoobri-novembrini, seega näeme ressursside koondumist eriti Donetskis. Need on Vene brigaadid, need on Vene diviisid. Põhiline toimub umbes nii, nagu me otseülekande alguses rääkisime. Õhutõrjesüsteeme, mida neil oli sõja alguses 900, on nüüd alla 300 ja seetõttu on nad hakanud neid vähem kasutama mõnes sektoris. Ka siin toimub jõudude ümberkorraldamine, koondamine mõnes piirkonnas. Seega teame pommitamiste, mehhaniseeritud vägede katsete ja nende koondamiste põhjal kindlasti, et see punkt, millele 3 punkti, millele venelased kevad-suve jooksul kõige rohkem survet avaldavad, on Kostjantinivka, Liman, Kramatorsk, Slovjansk. Tõenäoliselt on idee jõuda linna piiramiseni. Seega on huvitav näha, et see manööver on käimas. Sumo piirkonna kohta on vähe või mitte midagi. Ja tõenäoliselt püüavad nad kokku hoida teistes piirkondades, mis on muutunud vähem aktiivseks. Ütleme nii, et kui peaks tegema ülevaate Venemaa üldisest kavatsusest praegu, siis see ongi üldplaan. Võtta Kostjantinivka 2 küljest, jõuda Druživkasse ja eelkõige püüda võtta see tee, et jõuda võimalikult kiiresti Slovjanskisse. Miks Slovjanskisse? Sest selle asemel, et rünnata Limanit otse või proovida seda ümber piirata, nagu nad üritasid teha selle mehhaniseeritud rünnakuga, millest rääkisime 10 minutit tagasi. Kui neil õnnestub võtta Mikolaivka ja isoleerida Liman, hävitades sillad,
muutub Limani hoidmine ukrainlaste jaoks võimatuks. Ja nad peavad paratamatult taanduma, sest nad tahavad Limanit ka põhja poolt ümber piirata. Sest kui neil õnnestub sellesse piirkonda jõuda, lõikavad nad läbi olulise varustustee Slovjanskile. Sest Slovjanskil on 1, 2 ja 3 teed kaetud. See tähendab, et kõik Vene droonijuhid, kes suudavad end selles piirkonnas positsioneerida, ründavad sisuliselt seda logistikateed. Seega on kõik väga tsentraliseeritud ja tule all. See on vähemalt venelaste eesmärk aastaks 2026 selles piirkonnas. Püüda vallutada Kramatov, Slovjansk, Kostjantinivka ja Liman. Tundub, et kõik jõud või vähemalt ründetegevuse põhirõhk on nendes piirkondades. Nii et näeme, mida nad suudavad saavutada. Praegu on kõik väga-väga aedlane. Kui vaatame selle perioodi jooksul toimunud edasiliikumisi, siis saame aru, et see on olnud peaaegu 2 järjestikuse aasta jooksul Vene pealetungi halvim periood. Siin näete, milline oli edasiliikumise järjestus ruutkilomeetrites. 2023 aasta oktoobris kogu 2024 aasta jooksul on nad jäänud pealetungile. Nad võtsid mais ja juunis taas hoogu, nagu näha. 2025 aastal siis liigume talvekuude poole, novembri ja detsembri poole. Märts. Süüdi on ka ilm, süüdi on Starlink, süüdi on Telegram, süüdi on väga paljud tegurid. Aga huvitav on näha, et nad ei teinud nii halvasti kui 2026 aasta märtsis. Ega ka peaaegu nagu 2023 aasta detsembris. Et anda aimu, just sellest ajast peale polnud nad nii vähe saavutanud. See on huvitav ja tasub rääkida ka värbamiseks tehtavate pakkumiste suurenemisest. Aga nii väikest territoriaalset edenemist polnud nähtud alates 2023 aasta detsembrist. Näeme, mis edasi saab. Nagu näha, jätkavad nad üldiselt siiski territooriumi võitmist. Peaaegu kõikjal, kuid aeglusega, mida pole nähtud juba 2 aastat. Seega on see mitme asja kombinatsioon. Ka külm, mis on olnud, ei ole kindlasti Vene rünnakutegevusele hästi mõjunud. Arvestage ka sellega, et territoriaalsed võidud on saanud kannatada ka Ukraina vastu infiltratsiooni tõttu, mis suutis osaliselt kinnustada mõningaid alasid ja seejärel luua uusi vaidlusaluseid piirkondi. Ja mis järk-järgult on neid alasid vähendanud? Umbes 200 ruutkilomeetrit territooriumi, mida peeti ekslikult venelaste poolt kindlustatuks. Seega tuleb ka neid asju silmas pidada. Ma näitan teile, et mõned kaardistajad, kellest üks on tuntud kui venelaste suhtes väga helde, ka tema ja teised on hakanud märkama, mis selles piirkonnas juhtus, eriti Juliaipole põhjaosas. Ja seega on nad tunnistanud, et okei, see ei ole Ukraina vastu pealetung, kuid need vasturünnakud on siiski mõned külad tagasi vallutanud. Ja paratamatult on vaidlusalune ala nihkunud veidi tahapoole, siis vallutasid nad veel ühe küla ja taas nihkus vaidlusalune ala veidi tahapoole. Seega on see omamoodi mini-pealetung, mis on kestnud kuid, kus väikesed rühmad on aeglaselt tagasi vallutanud terve rea külasid. Kuid rünnakust on raske rääkida, sest kõik toimus väikeste sammudega, väga järk-järgult ja aeglaselt. Aga lõpptulemusena on nad lõpuks tabasi vallutanud kokku 19 küla. Kui ma õigesti mäletan ja natuke maad. Nii et lõpptulemusena on verenased kaotanud positsioone, nüüd näeme, sest nad kaevavad uusi positsioone Juliaibolest lõunas. Nii, räägime nüüd ka üldisest olukorrast. Räägime eriti Ternovate piirkonnast, mis on natuke rohkem edasi.
kaardid, mis näitavad meile eelkõige pommitamistegevust, annavad meile aimu, kus venelased kavatsevad tegutseda. Kas te mäletate, et nad liikusid üles mööda Krešini, Trapokrosi, Mirno, Haradi ja nii edasi? Nii, vaadake hoolikalt. Punasega on pommitamised kuni 2025 aasta lõpuni, kollasega 2026 aasta omad. Juba on aru saada, kuhu nad sihivad. Vaadake Udatsne piirkonda. Aitäh! Seega jälgitakse ka neid asju siin, et natuke aru saada, milline on tegevus. Need on Pokrovski piirkonnad, see oli Udatsne piirkond. Nad liikusid täpselt mööda seda pommitamissooni ülespoole. Nii et siin on tõesti intensiivne, iga täpp on liugpomm, see pole väike asi, seal tõesti väga võimas tegevus. Nii et vaatame piirkonda, kus ukrainlased on suutnud aeglaselt, väikeste vasturünnakutega mitmeid külasid tagasi vallutada. Nii et nad on nivutanud, nagu näha, vaidlusaluse piirkonna. Ja see on huvitav, sest samal ajal, kui venelased üritavad omakorda uute sissetungidega taas läände Ternovatis kaugemale minna, Ukrainlased üritavad jõuda Guljaiboli Vene positsiooni selja taha. ja see on huvitav, sest kui ukrainlased suudavad kohale jõuda sellesse piirkonda, see tähendab Berezove vahele ja eriti siia, nad lõikavad venelased ära sellest teest, mis nagu näete läbib kogu piirkonna. Velika Novosilkast on ainult see tee, teisi pole. ristteid, see tähendab idast läände. See osa algab Velika Novosilkast ja läheb alla kuni Guljaiboleni. Ukrainlased tasapisi õõnestavad seda positsiooni tagantpoolt. See on see, mida nad üritavad teha, eriti just selles piirkonnas. Siin ehk Uspenivka piirkond on üsna selge. Siin on venelased, kes suruvad Guljaiboli suunas, mitte enam lõuna poole, ja ukrainlased, kes üritavad läbi lõigata ja katkestada. See väljaulatuv osa on ka selleks, et aega võita, tugevdada Ternovate piirkonda. Samal ajal, kui venelased on aru saanud, et Guljaibolist põhja pool on palju vastupanu ja palju Ukraina vasturünnakuid, on nad hakanud üksusi ümber paigutama Guljaibolist lõuna poole, et proovida teiselt poolt maad võita, sest muidu on sul Guljaibol ühel tiival ja ukrainlased võivad sattuda ka teisele tiivale. See on võimalik. ilmselgelt on selles sõjas selliseid asju väga raske teha, sest nii ukrainlased kui ka venelased liiguvad üksuste ümberpaigutamisel tõesti väga aeglaselt. Siin on veel paremini näha. Venelased suruvad Ternovate suunas ja Guljaibolist läänes suruvad ukrainlased Spenivka poole. Aitäh kõigile! See on katse, mida ukrainlased praegu teevad. Igaüks püüab oma mängu mängida, igaüks. Kuid mõlemad, hoolimata ukrainlastest, suutsid taas edeneda. 50-200 kilomeetri kvadraat. Selles piirkonnas tükkhaaval. Aga selleks kulus neil ikkagi 2,5 kuud. 2,5 kuuga ei tehta ümberpiiramisi, ei panda lõkse ei ole. Selles mõttes on aga selgelt näha, kuidas see piirkond on venelaste jaoks siit poolt rohkem avatud, nii et näeme, mis saab. Nii et ühel pool on venelased, kes püüavad suruda Guljaipole läänepoolsele tiivale, et jõuda Orekivi selja taha. Iga üheni jõudmine on ahelreaktsioon. Venelased tahavad katkestada tee, mis läheb Guljaibolest Velika Novosilkasse. Venelased tahavad hoopis katkestada tee Guljaibolest Orekivi suunas. Nii et igaüks püüab edasi liikuda. Oma eesmärke. Selles piirkonnas, Kamjanske piirkonnas, mis asub vasakul Orekivi ja Dnipro vahel. Viimasel ajal on mõlemal poolt toimunud rünnakuid ja vasturünnakuid, kus venelased suutsid jõuda kuni Malokaterinivkani
ning nüüd ukrainlased ründavad uuesti Primorske suunas. Kuidas me siis näeme seda üksuste arvu, eriti jalaväe puhul? Kas nad hoiavad rindejoont või ründavad seda? Kas nad tegutsevad nii väikeste gruppidena või hoiavad nad positsioone nii väikeste üksustega? See põhjustab pendli efekti, kus ühel päeval toimub Vene 10 kilomeetri võrra edasitung ja järgmisel päeval Ukraina rünnak. Tegemist on tegelikult Vene kaardiga. Ja selles olukorras on venelased need, kes geolokaliseerivad Ukraina üksuse selles piirkonnas. See ei tähenda, et ukrainlased oleksid selle ala vallutanud, vaid lihtsalt seda, et nad on sinna imbunud. Täpselt nagu venelasedki teevad. Pane tähele, et siin on terminoloogiline vastuolu. Miks seda kaarti nimetatakse Kremi kapriis? Kui venelased imbuvad sisse, näete punast täppi, see on Vene infiltratsioon, see tähendab see siin. Nad näitavad seda juba vallutatuna, näete, halli tsooni pole. Kui venelased imbuvad sisse, on kõik juba vallutatud. Kui aga ukrainlased märgitakse infiltrantidena. Selles piirkonnas, mis selle kaardi järgi on kindlalt Vene kontrolli all, jääb see ikkagi Vene kontrolli alla. Noh, see nime, kui märkad, et tõsisemad kaardid nagu Pulevulani oma näitavad halli tsooni ja sissetungi. Ja tegelik kontrolliala on hoopis tabapool. Kui lähete minu kaardi peale, on täpselt sama asi. On tore näha seda topeltstandardit praegu. Aga ma küsin, kui sa rakendad mingit meetodit ja see pöördub sinu vastu, kas sa saad panna Ukraina lipu selle maa peale, mille sa kuulutad kindlalt kontrolli all olevaks? See on lihtsalt naeruväärne. Aga mis ma oskan öelda, sellised asjad kuuluvad ka elu juurde. Kui kellelgi on meetod, peab ta seda rakendama. Punkt. Comunque in ogni caso. Ma näitan näite sellest, kuidas meie kaardistame Orsi kaarti. Ei, see on Crime Caprice. Ma ei tea, millist kaarti tema kasutab, aga kui sa kasutad Crime Caprice'i, siis on see täielik kaos. Siil näete konsolideeritud tsooni. Tsooni, kus on teada, kes omavahel võitlevad. Ja see on üsna lai, sest seda on võimatu kindlaks teha. Nii et kellelgi ei ole topeltstandardeid, see on meetod. Muide, enamik kaarte näitab kas ainult Vene üksusi või ainult Ukraina üksusi. Ukraina kaardid näitavad ainult Vene üksusi, Vene kaardid näitavad ainult Ukraina üksusi. Ma arvan, et meie oleme väheste seas, kes näitavad neid kõiki. Meie ja veel mõned kaardid. Näitame kõike ja ilma viivitusteta, et üht või teist poolt uuendada. Me ei tee kellelegi soodustusi ega eelista kedagi. Meil ei ole selles oma huvi selles mõttes. Nii et härrased, peale nende uudiste ütleme, et rindel pole neid väga palju. Nagu te näete, on siiski olemas kõik uudised Vene vägede liikumiste kohta. Ja kas see, millises piirkonnas annab aimu? Tõenäoliselt aprillis, mais, palju tõenäolisemalt mais hakkavad nad tegutsema. On Kazovi liikumisi. Ma panen teile ka palju teemasid, mida ma mõnikord isegi otse ülekandes ei käsitle. Et teid mitte ära tüüdata, leiate seest ka palju muid allikaid, mis räägivad ka teistest teemadest, mida ma võib-olla siin ei käsitle. Jagage otse ülekandes, miks nad on vähemuses. Aga kui keegi tahab näha, kuhu liigub Azov, millisel rindel või midagi sellist, seal on palju sisemisi liikumisi. Ka Ukraina üksuste puhul, sest seal on sisemisi liikumisi. Sest ka nemad tajuvad ilmselt, kust tuleb kõige tugevam löök ja ootavad samuti, et peavad oma reservid sinna piirkonda liigutama. Soovitan teil eriti jälgida Unit Observerit, kes on alati teinud suurepärast tööd. Me pole kunagi tabanud teda valetamas ega eksimas. Mis puudutab liikumist, siis pange tähele, et Azovi üksus saadetakse sektorisse. Azovi korpus on Pokrovski sektoris ja 33. mehhaniseeritud üksus saadetakse rohkem Siverski Kliimani suunas. Sest just seal suruvad venelased kõige rohkem peale.
mõned üksused tõmmatakse Kupianskist tagasi, sest viimasel ajal pole seal suurt aktiivsust olnud, samal ajal kui Pokrovskist põhja pool on tegevus järjest aktiivsem. Siin on 12 Azovi brigaad ja praktiliselt kõik brigaadid, mis kuuluvad Azovi armee korpusesse. 14 Tšervanakalina brigaad, 20 Ljubarti brigaad, 4. Rubiši brigaad, 1. Burevilli brigaad. Praktiliselt on siin kogu Azovi armee korpus, mis on paigutatud umbes Rodinske, Dobropilja ja nii edasi piirkonda. Ja mitte juhuslikult koondavad venelased praegu siia palju üksusi. Näeme, mis saab, aga härrased, see ongi peamine tegevus. Nagu ma teile lubasin, panin ma selle piirkonna kohta ka teiste kaardistajate lingid, ka selgelt kallutatud omad. Ütleme näiteks Bajas, venemeelne, kus ka nemad räägivad sellest Ukraina pealetungist. Ühte te juba teate, tema nimi on Amk-Mapping, teine on Surjak, kes oli üks neist, kes pidi oma väiteid tagasi võtma, kuna oli andnud territooriumi venelastele. Kõik ütlevad täpselt sama, ma näitan seda meelega, et öelda nagu näete erinevalt näiteks Tifost või Pajasest. Kõik tunnistavad, et tegelikult isegi kui see pole päris vastu pealetung, on see siiski Ukraina vasturünnakute tegevus. Lõpuks rahulikult. Seda ütleb Amk-Mapping, umbes 288 ruutkilomeetrit selles piirkonnas, mis on Kule poolest põhja pool. Ja Surjak Maps ütleb umbes 275. Nii et nagu näete, nemad nimetavad neid pealetungideks. Minu arvates on see vale, sest see ei ole pealetung, vaid tegemist on vasturünnakute seeriaga. Sinised täpid tähistavad põhimõtteliselt tagasi vallutatud külad, tagasi vallutatud külad, mis varem olid enam-vähem Vene kontrolli all. Ütleme nii, et kaardistajaid on rohkemgi, igaühel oma kaardid. Nad tunnistavad, et siiski aeglaselt ukrainlased ohustavad Kule poole tagantpoolt. See ei ole pealetung, nagu ma teile ütlesin, sest küla kiirusega ja 5 kilomeetrit nädalas nimetada seda pealetungiks on kõva sõna. Ütleme nii, et see on enam-vähem sama meetod, mida venelased kasutavad teistel rinnetel. Seega on see väga aeglane protsess. Sellepärast ajab see mind alati naerma. Kui Pokrovski langes, tabati 2000 ukrainlast. Kilpkon, mis oleks alustanud teekonda Pokrovskist ja liikunud Kiievi poole, oleks 2025. aasta jooksul kohale jõudnud. Ta ei saa inimesi lõksu püüda, kui territooriumi hõivamise ja kindlustamise kiirus on selline, nagu see on. Ja ma kardan, et mõlemad hakkavad droone veelgi kaugemalt kasutama satelliitsüsteemide abil. Võib-olla see ennustus, mille ma tegin 2,5 aastat tagasi koos Leonardo Lanzaraga, kui mul küsiti, aga kuidas sina näed tulevikusõdu? Ma ütlesin, hunnik inimesi angaarides, kõigil juhtpult käes ja miljonid droonid. Me liigume sellele lähemale, probleem on selles, kas nii venelased kui ukrainlased on 100 000 droonijuhte, 100-200 000. Aga kes võtab maa enda kätte, kes selle kindlustab kogu selle kraamiga, mis lendab ringi. Te olete neid juba näinud. Videotes on näha, kuidas need lähevad aknast sisse, tunnelisse ja nii edasi. Nii et ka jalavägi on väga suures ohus. Tõesti on lihtsalt oht, et saadakse surma. Ja, aga kõik on lõplikult lahendamata, sest keegi ei saa midagi kindlustada, keegi ei võta midagi. Piisab 10 jalaväelasest, et küla tagasi võtta ja siis tuleb droonide parv ning kõik algab uuesti. Siin muutub see Mehhiko ummikseisuks, kus loetakse ainult lendavate droonide arvu. Ja need vähesed jalaväelased, kes riskivad oma eluga, et proovida küla mõneks tunniks hõivata,
enne kui saabub järgmine droonide laine. Teiselt poolt üsna trööstitu strateegiline väljavaade mõlemale poolele. Siin on pidev sõda. Üsna kaugel sadade droonijuhtidega ja aeg-ajalt keegi sureb, sest keegi peab maad hõivama. Võib-olla olid seal Luginil õigus, kui ta umbes 2,5 aastat tagasi ütles, et kui tehnoloogiliselt midagi uut ei leiutata, siis pole võimalik selle sõja status quo'd murda. Ja ma kordan, need, kes arvavad, et see sõda on tulevaste sõdade mudel ja et neid peetakse täpselt samamoodi, eksivad. Hiina ja Ameerika sõda peetakse eelkõige õhu- ja mererindel. See on eriline mõlema poole ebatõhususe tõttu. Hästi üles ehitatud armee, millel on õhu- ja raketivõimsusi niesi, ei satuks sellisesse ummikseisu. See on eripära, mis tuleneb Vene vigadest sõja alguses, mil nad raiskasid ressursse sõja esimesel aastal. Ja seetõttu pidid nad mobiliseerima, improviseerima ja nii edasi. Ja ukrainlased samamoodi, kes pidid hädaolukorras armee looma ja hakkama saama. Kui mõlemad oleksid täielikult relvastatud, nagu venelastelt oodati. Vaadake uuesti seda otseülekannet, mille tegime koos Colonello Stirpega. Mis puudutab Euroopa, Ameerika ja ka Venemaa hindamisvigu, siis kus nad eksisid? Ameeriklased ja venelased jagasid sama seisukohta. Nad arvasid, et ukrainlased peavad vastu vaid mõned nädalad. Ja seetõttu polnud ka nemad valmis pikaajaliseks avatud sõjaks. Seisak, mis näib Iraanis olevat ka praegu. Tegelikult Iraanis ei ole seisakut. Lõpetan sellega ja suunan teid järgmisele otseülekandele. See ei ole taktikalisest vaatenurgast seisak. Kindlasti on iisraellased ja ameeriklased strateegilisest vaatenurgast selgelt võitmas. Ei, sest seni kuni Hormuzi väinas lendab 10 drooni ja 5 raketti. Strateegiline eesmärk Iraani režiimi või selle sõjalise võimekuse neutraliseerimiseks pole midagi muud. Kõik andmed, ka need, mida ma täna nägin, näitavad, et iraanlased suudavad viimase nädala jooksul hoida stabiilselt umbes 20-30 raketti päevas ja umbes 80-100 drooni. See arv ei lange enam. Nii et tõenäoliselt kasutavad nad taktikat tulistaja liigu ehk tulevad välja, tulistavad ja lähevad tagasi. Ja see on pikaajaliselt jätkusuutlik. Ma lugesin ühte Ameerika artiklit, kus öeldi, et nad on hävitanud vähemalt 30% laskeseadmetest, tootmisvõimsusest ja ladudest. Aga nad väidavad ka, et veel 30% ei saa nad puudutada, sest see on liiga sügaval. Ja et nad on ka seda üle territooriumi hajutanud. Probleem on selles, kui sa annad neid protsente näiteks 30%, aga 30% millest? Kas 30% 1000-st, 30% 10 000-st, 30% 20 000-st? Sest kui 30% 1000-st, siis jääb alles 300 raketti, aga kui 30% 6000-st, neil on 20-30 raketti päevas, siis nad tulistavad veel 9 kuud järjest. Seega protsendid tuleb küll anda, aga neid tuleb ka konteksti panna. Nii et härrased, ma tänan teid väga. Soovin teile head nädalavahetust. Kohtume uuesti kas pühapäeval või teisipäeval, kus teeme otseülekande tehisintellektist koos Ivan Barbatoga. See kuu on olnud tõesti karm, pingeline ja raske. Oleme käsitlenud väga palju teemasid. Tänan kõiki, kes meid jälgisid, sest oleme jõudnud rekordiliste tulemusteni. Sel kuul jõuab kanal peaaegu 3 miljoni vaatamiseni, nii et tänan kõiki tähelepanu eest ja kohtume varsti. Head ööd!